Tervist kõik Objektiivi lugejad ja toetajad ja tervitusi siit Objektiivi köögipoolelt, kui nii võib öelda. Tuletan kõigile meelde, et meie kevadkampaania kestab ikka edasi, kuigi mõne päeva pärast on juba suur suvi käes ja tegusam rahvas hakkab peagi üle jaanilõkke hüppama. Tänaseks oleme kampaaniaga jõudnud piltlikult öeldes üle koera, ent koera saba on veel ületamata. Parasjagu, kui ma seda videot salvestan, on kevadkampaania eesmärgist puudu veel 24 000 eurot. Ma loomulikult tänan südamest kõiki toetajaid, kes on Objektiivi töösse panustanud ja palun kõikidel nendel, kes toetust pole veel teinud, ent tahavad seda teha, see meie poole teele panna. Annetuse saate teha meie Objektiivi annetuskeskkonnas. Te võite minna Objektiivi lehele, vajutada seda toeta nuppu siin või siis siin on bänner anneta nupuga, see viib samasse kohta. Vajutame seda toeta nuppu siin ja siin näeme seda, et Objektiivi annetuskeskkonnas võite valida omale sobiva summa, panna ka ise summa, kui tahate muuta, teha suurema või vahepealse või väiksema summa ja valida siit siis kas igakuise annetuse või ühekordse annetuse. Ja siit edasi minnes jõuate juba kohta, kus peate panema oma e-posti aadressi. E-posti kasutame muuseas ka selleks, et saata teile uudiskirju ja pidada teid Objektiivi tegemistega kursis. Siis tulevad juba pangalingid ja sealt saate valida endale sobiva lingi siis, kui soovite. Toonitan muuseas seda, et kui soovite teha Objektiivi otseülekande või näiteks sõlmida püsikorralduse, siis teeksite seda vastavate rekvisiitidega, mida siit samalt lehelt ka näete. Meil on eraldi juriidiline keha SAPTK-st nimega Objektiiv MTÜ ja meil on 2 panka, üks on Coopis, teine on LHV-s, 2 pangakontot ja kui tahate siis otseülekannet või püsikorraldust teha, siis võite nende rekvisiitidega seda ka ellu viia. Ja toonitan veel kõikidele nendele ka, et kes on teinud juba SAPTK pangakontole vanast harjumusest Objektiivi püsiannetuse, siis palun minge oma pangakontole ja lõpetage see SAPTK-le ära, kui soovite seda tõepoolest osutada Objektiivile otse. Ning võite siis teha ümber selle otsekorralduse ja otseülekande või püsikorralduse MTÜ Objektiivile, sest nagu te mäletate, me tegime sellise väikese muudatuse, et MTÜ Objektiiv on nüüd eraldi juriidiline keha. No kuhu need Objektiivi annetused siis lähevad? Lihtne vastus lihtsale küsimusele loomulikult Objektiivi ülalpidamiseks. Kaastöölised, püsiautorid, keegi ei tee seda tööd pelgalt õhust ja armastusest, kaasa arvatud mina ise, kes pean oma 4 lapsele kahtlemata võimaldama õhku ja armastust, ent ka leiba ja leiva peale natukene juustu ja vorsti. Hea, kui selga oleks ka midagi panna. Muuseas peame teie annetustest üleval ka seda stuudiot siin ja ma olen mõelnud, et uuel hooajal tuleks seda stuudiot ka uuendada. Panna siia näiteks selle sama fookuselaua asemel pikem laud, kuhu taha on siis võimalik istuma panna podcasti stiilis mitu inimest. Ümber natukene muudetud stuudiokujundust ka. Mul on muuseas plaanis järgmisel hooajal teha mitmeid intervjuusid rahapesu teemal näiteks, mis on Eestis vaiba alla lükatud täiesti. Kogu see tuulikute pandemoonium tuleb tükk-tüki ja laba haaval lahti monteerida. E-hääletuse teemal oleks vaja suurema laua taha istutada terve paneel inimesi, kui vaja siis ka väitlema omavahel. Loomulikult tulevad terviseteemad ja kultuur. Muuseas just rääkisin austatud kirjanik Kivisildnikuga, kellega tahaks teha terve raamatusaadete tsükli. Laua olen ma muuseas ausa Treimani Vabatküla sõbralt juba Disnerilt juba ära tellinud. Saab siis näha, kas see töösse läheb või mitte. Igal juhul, kui Objektiiv seekord kampaania eesmärki ei täida, no siis tuleb mul loomulikult vaadata numbritele otsa ja oma kalkulatsioonid teha, aga tõenäoliselt tuleb mul kogu see pea 10 aastat teeninud stuudio siin kokku pakkida ja minna pigem koduse stuudio formaadile.
See pole muidugi üldse halb variant iseenesest, ent ühelt poolt tähendab see seda, et otsevestluseid inimestega näost näkku jääb vähemaks või tuleb need üldse lõpetada ja kolida netiformaati. Sellisel juhul keskenduksin pigem ka enda pikematele autori kommentaaridele ja ainult seda te ju ometi ei tahaks. Või ütleme nii, et kommentaare kavatsen ma järgmisel hooajal niikuinii teha ja eks te siis ise otsustate, kas tahate neid vaadata või mitte, koos ülejäänud Objektiivi videotoodanguga. Seega, teie abist ja reaktsioonist sõltub, kuidas, millisel viisil ja milliste arvamussaadete, intervjuude ja uute formaatidega me Objektiiviga jätkame. Loomulikult on Objektiiv mitte pelgalt mõni YouTube'i kanal, vaid eelkõige portaal, kus iga päev ilmub uudiseid ja arvamuskäsitlesi ja see on üks meie põhilisi kuluallikaid loomulikult. Lühidalt, palun toetage Objektiivi tööd, et need plaanid, millest ma siin äsja just rääkisin, saaksid täide viidud ja meie töö võiks jätkuda. Minu poolt kõikidele toetajatele veel kord palju-palju tänu ja kõikidele lugejatele, vaatajatele rõõmsat suve algust. Kõike head!